Kuidas Narva Eesti Gümnaasium on hakkama saanud siis õpetajate otsimisega, arvestades sellega, et teil oli suht vähe aega? No meie oleme saanud kõik õpetajad, oleme väga õnnelikud selle üle ja see ei olnud lihtne, see oli keeruline ja isegi vaatamata sellele, et Ida-Virus on see palgalisa, ei ole see mingi võluvits, mis tooks maailma kõik kõige paremad õpetajad siia. Nii et tuleb näha vaeva, tuleb teha erinevaid selliseid kommunikatsioonikampaaniaid, tuleb kasutada oma tutvusi, võrgustikke ja nii edasi, nii edasi. Aga lõpuks on ikkagi niimoodi, et õpetajad tulevad selle väljakutse peale, selle töökeskkonna peale, organisatsioonikultuuri peale, et tegelikult tuleb ehitada üles äge kool, küll siis õpetajad ka tulevad. Selline huvitavam küsimus natukene, et kas Lasnamäele tuleb riigigümnaasium teie arvates? Ma ei tea seda, kas tuleb, ma tõesti ei oska seda öelda, võiks tulla. Ideaalis võiks selles mõttes, et kui me nüüd unistame, et meie saaksime seda otsustada, siis ma arvan, et võiks tulla, sellepärast et riigigümnaasiumid, nad on sõltumatud kohalikust poliitikast. Riigigümnaasiumides on võimalik vaatamata sellele, mis toimub kohalikus omavalitsuses, ikkagi viia läbi õpetust sisuliselt ja vastavalt pedagoogilistele väljakutsetele, mitte niivõrd poliitikast lähtudes. Nii et ma arvan, et see oleks hea, aga ma ei tea, kas tuleb. Veel üks selline küsimus, no mitte selline, aga ikkagi küsimus, et kas C1 keelenõue kuidagi takistab õpetajate leidmisel ja otsimisel? No kindlasti selles mõttes, et õpetajaid, kellel on see C1, neid ei ole nii palju, kui me räägime nüüd vene õppekeelega koolides, aga see ei saa olla nüüd mingisuguseks väljakutseks, sellepärast et see peaks tegelikult olema iseenesestmõistetav, et õpetajatel on C1, et minu arvates tegelikult laias laastus ka nendel õpetajatel, kes õpetavad vene keeles pikas perspektiivis, võiks olla see C1, sest see annab võimaluse ühiskonnas kaasa lüüa, olla aktiivne, olla osa sellest Eesti ühiskonnast. Nii et tehniliselt loomulikult ta takistab, praktiliselt see on täiesti iseenesestmõistetav, nii nagu takistab ka see, et õpetajal peab olema magistrikraad, kui ei ole, no ei kvalifitseeru, või siis, et õpetaja peaks oma ainet valdama, samamoodi takistab, sest et oleks ju lihtne leida matemaatikaõpetajad, kes ei pea matemaatikat valdama, aga mis õpetaja see oleks? Ja nüüd selline minu originaalküsimus. Üks soovitus noortele teie poolt. Tundke ennast, õppige ennast tundma, õppige seda, kuidas teie kõige paremini õpite, kuidas te kõige paremini infot omandate, sõbrustage inimestega, kellega te koos olete, sest et inimsuhetest algab kõik ja õpioskustest kohe järgemööda, nii et saage endast selgusele ja suhelge teiste inimestega. Suur aitäh teile intervjuu eest!